videot. Alustan mina ka siis Bigmassi ehk siis Vlogmassiga ja miks see on Bigmass minu jaoks on siis peamiselt sellepärast, et ma peamiselt plaanin jagada merisigadega seonduvaid asju, kindlasti muid asju ka lihtsalt perega, mis me teeme. Aga jah, kuna ma väga palju ei taha oma videodes lapsi näidata, siis merisigu on natuke kergem näidata ja et kuidas ma nendega siin toimetan igapäevaselt. Ma püüan see aasta esimest korda siis, vaatab kuidas välja tuleb. Elu teeb oma asjad, aga tahaks iga päev mingi väikse video panna. Ja täna siis lihtsalt näitan teile, kuidas ma küüsi lõikan mandlil. Vaatan, mis veel siin tuleb. Täna mul on ka vaimse tervise õe vastuvõtt. Esimest korda elus lähen siis sinna. Sellest võib-olla mingi teine hetk räägin natuke pikemalt. Aga jah, head video vaatamist ja ilusat advendiaega teile kõigile. Panin sellise Baby It's Cold Outside. Kuigi see laul on veidi kahtlane, aga ühesõnaga siuke kampsik on ka jõulune kampsik. Video vaatamist. Kindlasti laigi seda videot ja ole nii kena, telli mu kanalit. Mu suur unistus on saada 500 tellijat täis. See on käega katsutav juba, nii et palun ole nii kena, telli seda kanalit. Salarelv petersil. Olen sellega valmis siia. Kasutan selliseid kääre, venekääre. Ja muidugi Notsiku kaisukott on siis aluseks. Pärast ma pesen kõik siit selle köögitööbina nagu ära ka muidugi, et see on karvad ja asjad. Aga see on jah siuke hea pehme ja see siin peal siis nutsuoilibisega. Ma põhimõtteliselt kasutan seda igapäevaselt kogu aeg paljudeks asjadeks. Ma lõikasin kõigil teistel küüned juba eile ära. Nii et mandel on ainukene. I think I found it now. What I've been looking for. Isn't it beautiful? It's got my head all up in the clouds. I think I found it now. Everything I want might be a miracle. I know I'm never coming down. I don't gotta worry about a single thing. I can feel the light coming down on me.
sunshine. I got sunshine. I got sunshine. I gotta let you know. I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. I got sunshine. 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 I think I found it now. What I've been looking for. Nii, natuke filmin nende kaast ka, nad siin hakkasid kohe zoomitama, kui ma mandli tagasi puuri panin. Tegin neile uue kuubiku, muutsin lõigat natukene, tegin selle avaosa siis nagu madalamaks, et oleks lihtsam neil sisse välja käia ja suurus on ka nüüd nagu parem, muidu ta võttis nii palju ruumi ära puuris. Abikaasa on kehane. Võt, kui mõnusasti ta selles pisas magab. Joo. Et see on peiduonn variant, selle sama lõikega on olemas kodulehel e-poes. See on vatiiniga tehtud, et see läheb nagu rohkem selliseks, vajub nagu lössi veits ära, et selle Paroloniga variant siis on e-poes olemas peiduonnina. Et ja ma tegin neile sellise suure liivakasti ka ise, et panen selle video ka arvatavasti võib-olla siin Vlogmassi kaudu või Bigmass siis, et neile väga meeldib see liivakast seenini, et nad ilusti mahuvad sinna sisse. Ma panen 2 korda päevas neile uut heina sinna ja seda ma pean siis harvemini puhastama ka, kuna see on lihtsalt nii suur. Et jah, neil on siin hommikusöögi jäänukid veel alles ja ilusti siin toimetavad. Nii, ja minul pojakene magab praegu kärus ja tal saabki kohe nii-öelda uneaeg täis, nii et ma pean teda minema äratama. Aga jõudsin kõik ilusasti tehtud, mis ma tegema pidin. Aitäh sulle, et sa seda videot vaatasid. Ma lõpetan selle siis siinkohal ära, aga natuke räägin siis veel, mis mul Vlogmassiga plaanis on. Ütlen ka seda, et süles on minu poeg Mattias, kes on aasta 3 kuune meil varsti juba. 11. detsember saab ta siis aasta 3 kuuseks. Ja, poiss on seal, nutukas. Ja küünte lõikamisest tahtsin natuke rääkida siis. Merisigadel on vaja küüsi lõigata iga 3 nädala tagant umbes. Ja seda siis sellepärast, et nad kaardu ei läheks, neil oleks mugav. Need võivad jalaprobleeme tekitada, kui liiga pikaks lähevad ja nii edasi. Pluss, kui niimoodi regulaarselt lõigata pidevalt, siis saabki nagu ainult natuke otsa lõigata, et ei ole vaja teha mingit suurt lõikust. Et lõikama peab kindlasti ettevaatlikult. Mustade küüntega merisigadel on palju keerulisem küüsi lõigata, sest siis ei ole see verekoht näha. Minul praegu on selles mõttes vedanud, et kõikidel merisigadel on heledad põned. Ma olen natuke ka selle järgi nagu vaadanud. Jaa, aga juhul kui lõigata ikkagi sisse, siis näiteks maisitärklis on hea sinna peale panna. Kartulitärklis kindlasti mitte kasutada, kartul on mürgine merisigadele. Aga maisitärklist võib jah sinna peale panna, et see aitab seda verejooksu natuke kiiremini kinni saada. Jaa. Võt. Ja üldjuhul jah, neile see väga ei meeldi. Latte puhul näiteks ma eile lõikasin tema siis küüsi ja see oli ikka päris raske, ta pidevalt üritas mind hammustada. Et ta siin hammustas mind ükskord ka nüüd just kas 2 päeva tagasi midagi, kui ma puuris nagu heina koristasin ja mind ei ole mitte kunagi ükski merisiga niimoodi nagu rünnanud või hammustanud, nagu päriselt hammustanud. Üks oli see, et nad niimoodi õrnalt võtavad kinni, et näitavad sulle, et kuule, ma tahaks pissile minna. Ja tema jah, täitsa kohe nagu raksti tuli ja võttis mul siit täitsa vere välja. Et jah, see oli minu jaoks nagu uus asi. Jaa, emmel oli aia siin. Emmel on aia siin. Et jah, aga nüüd aia oli seal jah. Aga nüüd mul on siis, nüüd ma tean lihtsalt arvestada sellega, et ta on üli julge, üli enesekindel ja emmel on siin aia. Et aia. Et siis ma lihtsalt tean, et selline võimalus üldse on olemas. Jaa. Et pean siis natuke rohkem lihtsalt jälgima.
Vot. Ja mis ma siis veel plaanin siin vlogmassis näidata, ongi lihtsalt meie võib-olla... Kiisu on seal, jah. Tiigri sokid on seal. Lihtsalt meie igapäeva, võib-olla mingeid tegemisi. Ja valmistumisi jõuludeks ja nii edasi. Ja peamiselt siis ikkagi jah, Merisea teemadel. Ja me 6. detsembril, ehk siis nüüd tuleval selle nädala laupäeval lähme järgi meie uuele Meriseale, kes on siis tekseltõugu Merisiga, et kindlasti räägin temast ka natuke rohkemalt, natuke rohkem sellest tõust, miks ma üldse tahtsin veel ühte Merisiga, kas see on Batman või on või, et ühesõnaga üritan siis teha igapäevas video, vaatab, kuidas välja tuleb. Ma olen nii mitu aastat tahtnud tegelikult juba vlogmassi teha, aga kuidagi ei tundu tehtavasi. Nii et vaatame, kuidas mul see aasta siis välja tuleb. Jagan kõike nii, nagu on. Ma igapäevaselt ka, ma ei säti ennast, ma ei meigi ennast kuidagi, nii et nii nagu ma olen, nii ma olen. Ja üritan sellepärast mitte põdeda enam, et ma pean nüüd olema mega aesthetic ja ma ei tea, mida iganes veel. Et kus sa tegid hoia endale või? Ära tee hoia. Ta näeb ka ennast kaamerast. Ma ennem filmisin juba ära põhimõtteliselt selle jutu ja siis tegin nagu teispoole kaameraga. Ja põhimõtteliselt ma siit poolt mind ei olnud nähagi, nii et nüüd ma teen esikaameraga ja kvaliteet on natuke halvem. Aga vähemalt on meid näha. On ju? Jah. Läheb ka? Jah. Ta on nii armas poiss. Ta ei maga absoluutselt öösel, aga ta on armas. Aga teeme tšau-tšau. Teeme tšau-tšau. Vaadake järgmist videot. Tellige kanalit. Like and subscribe. Ja, tšau!